Millist rolli mängib otsustamine meie elus? Iga tegevus, ükskõik mida me ei tee, on alati see, et kõigepealt on idee, siis on otsus ja siis on tegutsemine. Kui üks nendest etappidest jääb puudu, siis tegelikult ei toimu mitte midagi. Ehk siis, ma ei tea, kui teil on vaja kas või minna tualetti, eks ole, seniks kui te mõtlete, et peaks minema tualetti, seniks te ei lähe, kui te mõtlete, et okei, ma lähen ja siis hakkate tegutsema. Ja sellepärast, et kaotusseisudest välja tuleku puhul on täpselt samamoodi oluline otsustada, et ma ei ole nõus enam sellega. Siit jookseb piir ja ma liigun nüüd sinna suunda, mida ma tahan. Võt sellepärast ongi, et mitte midagi ei toimu kunagi üleöö. Alati on step by step, ehk siis samm sammu haaval. Öeldakse, et iga teekond koosneb pisikestest sammudest. Aga ilma selle esimese ja teise ja 3. ja 26. sammuta ei toimu mitte midagi. Ja kui me nüüd keskendume sellele, mida me ei taha, siis me ju tegelikult liigume kus suunas? Sinna suunas, mida me ei taha. Versus sellega, kui me otsustame, mida me tahame ja hakkame sinna suunas minema. Muuseas, siin on väga oluline ka usaldada elu, aga muudatused ei toimu ennem, kui te pole otsustanud. Kaasa arvatud ka seda videot. Te ju praegu näete üldse selle pärast, et te otsisite mingit lahendust, nüüd sattusite või teadlikult leidsite selle, otsustasite seda vaadata ja hakkasite vaatama. Ehk siis ärge alahinnake ennast. Genereerige, mida te tahate. Otsustage, et nüüd ma hakkan sellega tegelema ja hakake tegelema. Ja muuseas, tagasilöögid on täiesti normaalne nähtus. Lihtsalt sel hetkel, kui tulevad tagasilöögid, otsustage uuesti, et okei, see, kuidas ma tegin, viis mind siiamaani, järelikult tuleb teha teisiti või lihtsalt tuleb jätkata järjepidevalt, et saavutada seda tulemust. Ehk siis idee, otsus, tegu, kõik.